Mikk, räägi ilmaoludest. Ilmaolud on pehmelt öeldes kehvad, veidikene märg on, rohkem kui oleks eeldanud. Nüüd me peame selles vihmas oma konteineri maha laadima. Vaatame, mis saab hakkab. Täna on meil teine päev Austraalias. Ilm on üsna vihmane, aga sellegipoolest meeleolu suurepärane. Ja tänane päevakava näeb ette seda, et me käime merekonteineril järel, kus on meil erinevad magamiskotid, magamismatid, telk, tööriistad, kõik muu vajalik. Ja siis lähme käime, kus luksub alles, siis me lähme käime järel meie suurel haagisel, mis hakkab vedama meie päikeseautot. Siis osa satsist käib poes, ostab erinevaid vajalikke asju, tööriistu, inseneeria kaupa ja kõige ägedam on see, et täna jõuab ka meie juurde teine sats Solaridereid, teine osa tiimist ja valmistame neile mingi maitsva õhtusöögi. Me oleme sadamas ja saame kätte oma merekonteineri. Mis seal merekonteinerist kõige rohkem igatsed? Tööriistu tahaks seda haamrit käes hoida. Ilm just kuigi hea ei ole, aga see ei peegelda meie emotsioone. Me saime just kätte merekonteinerist kõik vajalikud asjad. Nüüd lähme tagasi majutusse. Vaatame üle, mis tänane teine päevapool ees ootab. No, see lakihaame. Võtsime peegli pikendusi. Miks meil neid vaja on? Sest et meie autohaagis on nii lai, et muidu sa tavapeeglitega ei näe normaalselt, kus su haagise rattad on. Või üldse, kus su haagise, lai haagis on. Et sa teaksid, kuidas paikned teeb. Aga see läheb ukse alla. Siis pingutud. Julgeb selle panna klaasi vahele. No, need on nad panevad. Sülida või? Jah, lõunada. Mida tõesti ära? Valmis nagu naksti. Praegu me sõidame siis Egriteki poole, kes on siis kohalik haagise tootja. Kuna siin Adelaide'ist koha pealt ei ole võimalik väga kinniseid haagiseid kuskilt saada, siis see haagis, millega me oma päikeseautot veame, see on põhimõtteliselt eritellimusel meile valmistatud. Selline suur gigahaagis, mida ilmselt varsti on näha ka, kuhu siis meie üle 5 meetri pikkune päikeseautoga ilusti sisse ära mahub. Kuna nüüd tegelikult ma enne veidikene valetasin, see pole päris meile eritellimusel valmistatud, vaid see on ühele teisele Egriteki kliendile valmistatud, kes siis meile seda rendib heast tahtest. Siis see haagise rambid on veidikene liiga laiad meie auto jaoks. Ehk siis meie inseneeriatiim saab veel tööle hakata, et seda rööbet seal veidikene kitsamaks muuta, et meie päikeseautoga sinna ilusti peale mahuks ratastega ja seal ka kindlalt oleks. No, treiler, esimene emotsioon. See on juba normaalselt suur. Seisa selle kõrvale. Peame lootma, et meie Toyota Hilux seda jaksab tõmmata, sest et see on veel suurem kui meie eelmise hooaja treiler. Praegult sõitsime tund aega ühte teise linna, kus me tahtsime saada enda treilerit kätte, aga vot täna ei õnnestunud. Sellepärast, et neil mingisugune jubin või kinnitus
jäi kinnitamata. Aga Mikk, räägi lähemalt sellest. Tõesti mingi jubin või kinnitus seal oli kinnitamata. Ja see haagis iseenesest oli suht valmis. Lihtsalt koht, kuhu siis rihmad kinnitatakse haagise külge, siis need olid veidikene vale asukoha peal. Ehk siis praegu hakati neid ümber muutma. Aga mõned positiivsed asjad ka. Nüüd me ei pea ise selle suure haagisega Adelaide sõitma, vaid see tuuakse meile homme koju kätte, milline teenindus. Ja teiseks me saime täiesti tasuta endale ühe keneka juurde. Et meil on nüüd 2 kenekat, ehk siis üks on varuks, kuna me peame generaatorist oma päikeseautot laadima kõrbes, siis nüüd meil on varu olemas juhuks, kui põhigeneraatoriga midagi juhtub. Nii et win some, lose some. No nii, räägi, mis me teeme siin? Me tulime just siia gaasivarustaja juurde, et saada omale keevitusgaasi. Kas saime? Me saime. Ootas siis. Väike meedikaasjade haul. Meil on siin haavateipi, travel sickness. Ma isegi ei tea enam. Väga palju antiseptikut. Burn gel, wound spray, jäänit kohta palju, villiplaastreid. No Ülo, mis sa ostsid? Ostsin omale microplane riivi. Aha, mis sa teed sellega? Sellega on väga hea küüslauku või ingrit riivida. Okei, et ilma küüslauguta ei saa ikka? Ilma küüslaugut saa. Juustu jaoks on ka väga hea. Hello! Jaa, Frits ja Naniin on see, et nad on seal tollis. Noh, kõik timme. Jaa. Kuidas lend oli? Never again reaalselt. Ma võisin Eesti lipu võtta. Te olete Austraalias! No nii, esimesed emotsioonid. Valged seinad, suur telekas, konditsioneer. See on meie Vambilla telekas. Ultra mega maateerased. Oota nüüd. Vau, nice. Jumal, miks ma fookus? Kott on nii raske, mul läksid Tallinnast, tulid sangad ära, pidin need tagasi õmblema. Ma arvan, et see ise õmmeldu kindlasti hoiab ka seda. Oota seda, no problem. Ei, nagu praegult küll, aga... Ei, sellega on aamen sellest võtnud. Oota, mis sa õmmelsid? Sellel läks ka katki. Jaa, need läksid. Üks tavaline sellekott, mis aastaid pidas vastu, seal tuli ka sand sulle ära. Ja siis ma panin asjad siia, siin tulid ka sangad ära. Ja need on siuke. Tere hommikust! 3. päev on kenasti alguse saanud, kogu tiim on koos. Meil oli hommikune briefing juba ära ja kõigil on nende ülesanded teada ja nüüd lähme tegudele. Töödejuhataja Armin, millega hakkab sinu grupp tegelema? Minu grupp hakkab, kõigepealt vaatasime üle raadio, mis ei töötanud, et see läheb vahetusse. Ja siis, kui treiler jõuab, siis hakkame treilerit ehitama. Ülo, töödejuhataja number 2, mida me tegema hakkame täna? Meie punt läheb kõigepealt sinna Place'i, kus me oma rendiautod võtsime, sest ühel see raadiosidejaam veits jamab. Siis lähme käime uuesti seal kohas, kus gaasi pakutakse, võtame oma lämmastikupalloonile rõhuregulaatorid ja siis lähme käime Anacondasse, ostame pealambid ja kärbsepõlgud. Robas, töödejuhataja, mis te teete siin? Me praegult Magnusega hakkame paigaldama autodes siin velperit. Oho, ja mis need teevad autodes? Räägi, mis teevad? Mis me saame DC hoolu pealt, saame
Eesti voolu. Ehk siis me saame oma asjad sinna teine lükata autos. ehk siis meediatiim saab näiteks oma kaameraid seal laadida. nii, teedejuhataja Jette, mis te teete täna? minu sats hakkab autosid kleepima. ahaa, oo. On vaja ära panna, milline on scout-auto, milline on van, milline on back, milline on front ja kõik kleepsud ja logod on vaja peale ära panna. väga hea. ja kuidas te seda teete? hästi. tiimid jagame tavaliselt kas ülesande järgi või poe järgi, kus meil on vaja käia ja et me lihtsalt saaksime võimalikult efektiivselt kõik ülesanded tehtud. jah, see ongi täpselt. Me ei tohi seda meil on pärast seda välja mõelda. millega te tegelete? Me tegeleme torude mõõdustamisega. Nagu... Ma võiks nüüd hukke ei olnud, aga hukke on ka vaja. Küsisin tulles, et huvitav kaua siin ehituskohas läheb. Nad ütlesid, et 15 minutit ja nad on vähemalt 20 minutit seda puitu siin juba valinud, nii et... 3 hours later. on vaata heledam, aga see on liiga tume. Või nagu tal võiks olla, see võiks nagu kontrasti juurde. Mis te teete? Leebime autosid. Miks? Oleks näha, kes me oleme. Mis sul teed etsad teed? Vähemalt praegu siit piltide nurgad saad piltida. On ilus või? See on parim töö. Parem kui see kapoti... Kahest parim. Kaks autot on kleebitud või? 2 kleeps on pandud. Kaua teil läinud on? Tund aega. Elis, mis te teete? meie kleebime autosid. Kuule, meil on siis ikkagi ühest parim, mitte kahest. Mis sa teed, Mikk? Ma vaatan Joosepit, kes on turundustiimis. Väga lahe. See on väga multifunktsionaalne Joosep. Kuidas see sinu päev läinud on? Minu päev on läinud väsitavalt. Ma olen kella 4 üleval juba. Seal on juba peaaegu 10:30. Ma lihtsalt ärkasin üles ja enam magama ei jäänud. Ja siis ma tiksusin tund aega voodis. Ja siis ma hakkasin just arvutusasju tegema. Mis sa nüüd teed? Chillin, grillin, vaibin. Üritan meie konteinerid kätte saada. Saab või? Kas sa tead, kus meie konteiner on? Ta on Austraalias. Seda võib öelda päris kindlasti. Ja ta on ilmselt ka pigem Lõuna-Austraalias kui Põhja-Austraalias. Kas see on hea või? Ta on positiivsem kui see, et ta ei oleks Austraalias. Ta ilmselt võib ka olla Adelaide'is, aga see on nüüd selgumisel lähiajal. Ta ei ole seal, kus ta ei ole. Selles mõttes, et ma ei muretseks, et kõik probleemid on ületamiseks. Et kui on näha, et mingid asjad on juba liiga pekkis, siis tuleb lihtsalt vaadata big picture asju. Kui see big picture on ka pekkis, siis vaatad veel rohkem big picture. Kuni lõpuks on asjad okei. Jõuame selleni, et tegelikult meil on katus pea kohal ja söök laual, et tegelikult on hästi või? Me oleme siin kohal. Ilm on aktsepteeritav. Meil on tore. Me oleme siin oma sõprade ja sõbrannadega koos. Ja kui see päikeseautoga kohale jõuab, siis see on ainult boonus. Peaks hakkama uut autot juba ehitama või on lootus see kätte saada või? Aga ta halba ei teeks. Me hakkame ehitama ilmajaama, statsionaarset liikuvat ilmajaama. Näidake oma projekti. Projekt praegu näeb välja selline, aga kogu see asi läheb sinna selle bussi katusele ja see hakkab hoidma üleval ilmajaama. Käed on tehtud või? Käed on, see on päriselt käetitud jupp, aga see mudel on 2 aastat tagasi ära kadunud. See on? See läheb toru otsa ja toru ja ilmajaama vahele läheb selline jupp. Miks meil ilmajaama vaja on? Ilmajaamaga me saame vaadata, kui palju meil päiksekiirgust on, kas meil sajab vihma, kui tugev tuul on, mis suunas tuul on ja kõik need olulised asjad. Tuleb hea laud või? Tuleb väga hea laud.
Mis sa teed, Markus Erk? Õpin, kuidas lauda ehitada. Miks meil siia lauda vaja on üldse? Selleks, et siia saaks ülevalega asju panna, et meil tulevad alla asjad ja siis tulevad ülevalega asjad. Mis asjad? Kõik jubinad ja vidinad ja autot kiiresti rehvi vahetamiseks vajalikud minevad asjad ja tule kasutamise asjad ja... On suur. Herbert, sa pead sellega sõitma. Äge. No nii, järgmine tund aega mööda läinud. Meil on juba 3 kleepsu ära pandud selle aega. 4. 4. Kuule, see on põhimõtteliselt eksponentsiaalne kasv ju võrreldes nagu esimesest alates. Neil on nagu stagneerunud. Nad on nagu ikka selle esimese juurde. Ei, aga meie kleeps on sirge, Toyota on viltu reaalselt. Tehasest pandi viltu? Jaa, ma mõõtame ära. Vau. See on nagu väga hästi tehtud. Ma ei tea, kes tegi selle. Keegi väga räme vend või? Siis kui sa nagu alt vaatad, siis tundub nagu ta oleks nagu viltu, onju. Aga tegelikult ei ole. Mõõtsime ära. Ja tegelikult on Toyota on lihtsalt viltu. Ära gaslightisin midagi. Gaslightin küll. Mis sa ütlesid, silmapallisime sellele? Vaata, kui hästi meil läks silmapallimine teed oma loodidega. Teil ei ole mitte ühtegi õhumulli välja lükatud kleepsust. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Aero. See on see golfipalli efekt või? Nagu ma tegin Aero vennaga koos seda, mis saaks valesti minna. Mina olen seal approval. Ülo, mis meil täna õhtusöögiks? Täna saame grillvorstikesi, kartuliputru ja coleslaw-salatit. Wow. Kätte on jõudnud 4. hommik Austraalias ja tänane päev on märksa rahulikum kui eelnevad päevad. Me lähme kõik enda ülesannetega edasi, aga lisaks on võimalik tiimiliikmetel käia poes, sest meid ootab ees kohe-kohe kõrbes telkimine ja selle tarbeks on vaja veel sooja riideid, sest siin kõrbes võivad öösiti temperatuurid laskuda päris madalale. Mis on vaibid elatud? Täitsa nii. Eile sai siis hästi palju käidud poodides ja hakkasime ka siis ehitama meie autodele vajalikke konstruktsioone. Ehk siis alustasime treileri ehitusega ja täna siis sai see lõpule viidud. Eile sai veel valmis ka ilmajaama rakis, mis läheb siis ühe auto katusele ja disainisime ka back'i autosse käiva riiuli, mis siis hakkab hoiustama meil erinevaid asju ja servereid. Ja hakkasime ka tegema siis ekraani kinnitust sinna tagumisse autosse. Me Üloga oleme ka praegult suundumas esiteks matkapoodi ning seejärel toidupoodi, et osta vajalikud toiduasjad meie õhtusöögiks, kus me teeme õhtusööki 24 inimesele ja nii me oleme teinud siia Austraaliasse saabumise ajast. See võib tunduda meeletu kogus ja tegelikult on ka, aga Ülo, räägi natukene, kuidas see kokkamine nii suurele seltskonnale käib? Jah, tegelikult nagu toidutöö tegemine nagu toidu tegema ikka, lihtsalt kuna kogused on nii suured, siis peab mõndasid nippe kasutama, näiteks riisi keeta nagu pastat enam-vähem, et saaks selle hea pehme riisi, et lihtsalt kallad hiljem vee pealt ära, mitte et ei pane nagu õige kogus vett ja kaan peal lastab podiseb, sest see kogus on nii suur, et ennem see riis hakkab seal põhja kõrbama ja niisugused asjad. Ja õnneks meil pidasin eelmine võistlus niisugust Exceli tabelit, kuhu said kõik kogused kirja, palju inimesi sõi, et on palju lihtsam arvestada, nüüd seal on mingid retseptid juba olemas, mida saab kohe kasutada, et ei pea mõtlema, hakkama otsima kuskilt, et mida me teeme, hakata korrutama mingisuguseid koguseid jälle, et sellest on praegu palju abi. Ja tegelikult siin on inimesi, kes
paljud oskavad väga hästi süüa teha, nii et saab siin delegeerida ülesanded ja kambaga neid asju teha, nii et ei ole üldse väga hull. Ja need, kes ei oska süüa teha, need Austraalia võistluse lõpuks on väga head kokad juba valmis. Ega disclaimer juurde, me ei tee õhtusööki, me ei tee ainult õhtusööki, me teeme ka hommiku- ja lõunasöögi, nii et kõik toidukorrad on meil ise tehtud ja proovime nii hoida võistluse lõpuni. Nii, täna on siis neljapäev, 24. juuli. On neljapäev, eks? On neljapäev. Hetkel on siis lugu selline, et merekonteiner on meil ilusti käes, eks? Autohaagis on meil ilusti käes, tiim on kõik ilusti kohal siin. Hetkel on meil veel puudu siis nii-öelda põhipusletükk ehk siis meie päikeseautoga. Noh, kui see päikeseautoga kohale jõuab, siis see on ainult boonus. Koos mõningase varustusega, mis siis tuli lennutranspordiga. Nüüd eelneva info kohaselt me veel täpselt ei teadnud, kus see lennukonteiner on. Nüüd me juba teame veidikene täpsemalt, kus see on. Me teame, et on vähemalt siin meiega samas linnas Adelaide'is. On veel asju, mida teha. Ehk siis hetkel ta on saanud nii-öelda tolli poolt stampi alla, et ta võib riiki siseneda. Nüüd on tal vaja oodata ära see otsus, et kas biosecurity inspection siis tehakse ka sellele konteinerile, kontrollitakse, et seal ei oleks mingit mulda, taimi, loomi, putukaid, mis iganes asju. Kui seda otsustatakse mitte teha, siis peaks see protsess olema suhteliselt kiire. Kui seda otsustatakse teha, siis peame ootama, mis ajaks me selle broneeringu saame. Ja sellisel juhul siis oleneb, kas meie konteinerid on kõik korras. Ilmselt on. Nii et peale seda siis loodetavasti peaks saama selle konteineri vabaks. Eks kuna praegu on neljapäev, siis just praegu aktiivselt tegelemegi sellega, et suhelda siis nii-öelda Austraalia tolliga kui ka selle biosecurity inspectioni asutusega, et siis teada saada, millal me selle aja saame ja kas meie konteinerit on üldse vaja kontrollida. Ehk siis praeguse plaani järgi, kui kõik läheb väga hästi, siis me hakkame homme Darwini poole liikuma, homme hommikul. Kui kõik läheb peaaegu hästi, siis me hakkame homme lõunal liikuma Darwini poole ja siis sõidupäevad tulevad lihtsalt pikemad ja ebameeldivamad. Kui ei lähe hästi, siis me läheme enamustiimiga homme hommikul ikkagi Darwinisse ära ja siia jääb 4 inimest maha, kes siis võtavad selle päikeseauto endaga kaasa ja tulevad siis järgmisel nädalal loodetavasti järgi, kui me selle päikeseautosid kätte saame. Ja kõige halvem võimalus on see, et juhtub midagi täiesti enneolematut ja me ei saagi oma päikeseautot kätte või saame selle liiga hilja kätte. See on pigem väike šanss, nii et ma arvan, et probleemi ei ole. Ja vaatame, mis logistikapartnerid meile kirjutavad ja mis lahenduse me saame.